Mees! Oi kui hea! Näed? No nii. Palun väga. Me ei saa sel reedel öö läbi lahti olla. Miks mitte? Kuidas miks mitte? 13 kuupäev on reedel. Nii? Kalendris punane, nagu veri. Aadu ei teinud siis kunagi tööd, mitte keegi muidugi ei teinud. Jopskid on siin pool töövõimetud, ma teen nende asemel tööd. Sa oled ju oma talus nagu sulane, aga välismaalt tulnud noorel talil on vast lipski kaelas. Selle lipsuga võib tema ennast kas või Paunvere kiriku kukele selga siduda, ikka olen mina Etenperenees. Need olid nopped Saara Nüganeni näitleja rollidest. Kas sina juba väikesest peale teadsid, et sinust saab näitleja? Ei teadnud. See ikka tuli hiljem. Aga lasteaias ja koolis pandi esinema? Ikka pandi, jah. Ja tuli esineda ja meeldis ka esineda. Aga näitlejatee tuli mõttesse ikkagi alles enne lavaka sisseastumise eksameid. Kuid seekordne teekond on erilisem kui tavaliselt, sest peatuspunktiks on ka Tolliste. Selma maine liibli. Ase lahti! Kuradi tölmok! Kui tehti sul ettepanek tulla Näo saatesse, kui pikalt sa mõtlesid? No üldse ei mõelnud pikalt. Kohe vastasin, et jah, ma kindlasti tulen ja siis hakkasin mõtlema, et oot, äkki nüüd natuke hoian oma hobuseid. Aga siis ma ikkagi mõtlesin ja mõtlesin juba, et kirjutan vastu, oot, äkki ma ikka natuke veel mõtlen, aga siis sain aru, et võib-olla ikka tuleks selline võimalus vastu võtta. Muuta 22 F, tämä on seisukohta. Seisukoht? Jah. Ma sõidan Prahasse. Ma ei saa terve tee püsti seista ju. Ei pea terve tee, võib ka toetada. Joo, mutta tämä on 5 € lisäksi. Tasuta. 5 €. Tasuta. 5 €. Tasuta. 5 €. Ma tulin otse töö juurest, nii et... Olgu peale, kuidas teie nimi? Aada. Ada. Aada. Ada. Teada. Perekonna nimi? Lundver. Lumber. Lundver. Lundberg. Lundver. Lundver. Nii, millega meid rõõmustate? Vot seda ei teagi, ega kuulutuses ei olnud just, et rõõmustama peab. Võin ka kurvastada, kui tahate. Kas seltsimees tüdruk laulatab? Ei. Tantsib? Ei. Loetab luuletus? Ja, luuletus. Luuletus, palun algatage. Au kodumaale! Kui vanemad on näitlejad Anne Reemann ja Elma Nüganen, isa lisaks ka lavastaja, võib arvata, et kõik nende 3 tütart nii või teisiti lavale jõuavad. Neti Nüganen. Minu keskmine õde on etenduskunstnik ja tema elab ja töötab põhimõtteliselt välismaal. Eestis teda näeb vähe, aga ta elab Viinis ja töötab praegu mitmes linnas korraga, nii et on selline maailmakodanik ja seal nagu hästi läbi löönud sellel skeenel. Ja nooremõde Sonja tema lõpetas ülikooli alles, cum laude muideks, väga uhke tema üle. Mida õppis? Ajalugu. Ja see oli väga suur moment meie perele, meil on üks cum laude nüüd peres, tema on see tark ja tema teeb ka nüüd varsti debüüdi seal Pärnus, Endla teatris me mängime, meil tuleb varsti välja Elmo Nüganen lavastab Arkaadiat ja seal on temal ka roll, nii et siis me saame koos mängida. Hoolimata oma cum laudest ei pääse tema näitleja ametist. No kas just amet, aga see on ka, eks tänapäeval on ju, need asjad on juba nii voolavad, et noortel on nagu nii mitu asja korraga, mis neid huvitavad, võib-olla võib ka mitu eriala olla korraga. Millise ootusega sa lähed Näo saatele vastu? Väga suure põnevusega kindlasti, natuke ka väikse elevusvärinaga, et ma natuke ikka kardan ka. Aga kõige rohkem ma vist kardan seda, et kuidagi on nagu piinlik. Et ma jään nagu piinlikusse olukorda, sest see parodeerimine on nii
tundlik materjal, ütleme nii, et kohe, kui nagu hakkad kuidagi pedaali nagu liiga põhja suruma või mingisse valesse rööpasse lähed, siis võib kuidagi olla niimoodi, et kodus inimesed vaatavad niimoodi, et okei. et seda ma kardan kõige rohkem, et ma ei lähe kuidagi kuhugi liiga. Kas on keegi artist, keda sa kõige parema meelega tahaksid parodeerida? Ei ole, selles mõttes mul ei ole mingeid eelistusi, aga ma võin öelda, et ma kardan väga nagu seda, kui ma pean mingit meest tegema, et see mehelikkus ja see just ka hääles see mehelikkus leida, ma arvan, on väga raske. Ja seda ma nagu pelgan. Nüüd ma loodan, et mul ei tule esimeseks kohe mees.